Tere, mina olen Siisi. Mäletate, 3 kuud tagasi saatsite mind Aafrikasse, Uganda pealinna Kampalasse, avama kohvikut, mis pakub tööd erivajadustega inimestele. Siin ma nüüd olen. Oleme jõudnud kohviku käivitamisega sinnamaale, kus kogu ettevõtmisele oleks tarvis panna nimi. Ja ma tahaksin teile tutvustada meie pikalt ja põhjalikult valitud lemmikut. Olete te valmis? Pop-up. Pop-up. Miks pop-up? Esiteks, pop-up on populaarne. Pop-upi on oodatud kõik. Ugandalased, Ugandas elavad välismaalased, isegi külla sõitvad eestlased. Teiseks on pop-up kohtumispaik. Pop-up tähendab otsetõlkes välja ilmuma, välja vupsama. Pop-upi ilmutakse välja, juuakse kohvi, limpsi ja vahetatakse mõtteid. Mõnus koht. Kolmandaks, pop-up seostub internetiga. Interneti kvaliteet Ugandas on päris hea. Istun siin Kampala äärelinnas põllulapi serval ja panen kohviku Facebooki lehele uusi pilte ülesse. Interneti kiirus näitab 3 gigabaiti. Aga probleemiks on interneti kättesaadavus. See modem, interneti pulk siin, maksab 30 eurot. Ja igakuiselt on vaja interneti kasutamise eest maksta juurde ligi 15 eurot. Seejuures õpetaja palk on Ugandas umbes 80 eurot kuus. Ettekandja palk kõigest 60 eurot. Nagu ilmselt ette võite kujutada, siis seda pulka siin kasutuses väga tihti ei näe. Pop-upis hakkame pakkuma tasuta interneti levijala. 4. põhjuseks, miks pop-up on meie lemmiknimi, on see, et pop-up on uudne ja ainulaadne. Pop-upis ilmuvad välja inimesed, kes Uganda ühiskonnas muidu on nähtamatud, erivajadusega inimesed. Pop-up kaasab erivajadustega inimesi tööturule ja võitleb negatiivsete stereotüüpide vastu. Kuidas tundub? Kuidas pop-up.